tere, mina olen Madis ja kui ma püüaks natuke iseloomustada selle grupi tööd, siis peab vist tõdema, et ma olen ikkagi selle grupi aju, et teised on siuksed, noh, ma ei tea, kas või praegu, et mul siin tõsine töö käib, et siin suhtumispsühholoogia ülesannete lahendamine aga no vaadake neid seal, vaadake sinna poole, et noh, seal ei käi nagu absoluutselt mitte midagi, et täitsa mõttetut mehed. Ma olen ikkagi suurem osa tõesti ise kõik ära teinud. Tervist, mina olen Priit ja räägime siis sellest kursusest, mis meil on. Esmapilgul mõtlesin, et milleks meile seda vaja on. Et me oleme tõsised mehed, tehnika kõrgkoolist, õpime autosid. Ja alguses oli tunne, et jah, pole vaja, aga sündmuste edenedes kui me mängisime punamütsikest, tegime erinevaid rolle, siis see asi tundus kõik nagu kihvt, et see tuleb nagu elus kasuks. Ja jah, lõppkokkuvõttes nagu mina olen nagu väga rahul jäänud sellega, kuigi ma olen tõsine Eesti mees ja õpin autosid. Ja mis meie nii-öelda grupitöösse puutub, siis kursuse alguses ma juba vaatasin, et no selge, et mis mehed mul siin on, ma teadsin juba, et ma pean kõik ise ära tegema. Ja nii on läinud. Tervist, mina olen Reigo. Räägiks natuke sellest tunni ülesehitust, mis minu jaoks oli äärmiselt huvitav. Et astud klassi ja näed, kõik toolid on ringiratast, mõtled, mis nüüd siis juhtuma hakkab. Aga tuli välja, et oli äärmiselt huvitav. Et hoopis teistmoodi kõik asjad korraldatud. Nii, siis räägiks meie grupist natuke. Et ütleme, et olen üsnagi rahul, kui kindlasti päris palju olen pidanud üksinda ära tegema. Alati siin ei saa teiste peale loota. Võib öelda, et mina olen meie grupi ilus, tark ja osav. Tervist, mina olen Martin ja ma tahaks rääkida tegelikult sellest ainest üldse. Et tegelikult on väga positiivne on see aine üldse, et ma selle valisin, et minu arust super. Et tegelikult see tõi nii meie gruppi kui ka kogu rühma üksteise lähemale ja sai nagu üksteisega rohkem tuttavamaks. Minu arust väga positiivne. Ja tegelikult kui nüüd grupist ise rääkida, meie grupist, siis grupp on tegelikult lahe, et ei saa midagi öelda, kuid ütleme, kui juhtimisstrateegiat nagu lähemalt analüüsida, siis noh, ütleme ausalt, et mina olen nagu siin tegelikult. Aga teised ülejäänud on siis nagu tulemuseks võib öelda, et kuskil siin niimoodi natuke allpool. Aga muidu täitsa okei, et pole hullu. Aga tšau. Siis näed proovi.